Kui me alguses vaatasime, siis meil oli nii-öelda kliimasüsteemidest kütte, vesiventilatsioon, noh, ja siis jahutus. Jahutus tavaliselt on ventilatsiooniga kokku pandud, mõnikord on eraldi, aga tavaliselt on kokku pandud. Nii, ja mis te arvate, milleks või mis see ventilatsioon üldse annab meile, inimestele? Õhku. Loob Värsket parema õhku. kliimakorraku tehti. Mhm. Võtab niiskust ära või Mhm. kas vent õhuniiskust suudab ka nii reguleerida tänapäeval või ei suuda? Et liiga kuivaks No või niiskeks ei jääks. jah, et vähe kallimad süsteemid suudavad nii niisutada kui kuivatada õhku. Noh, jällegi raha küsimus natuke. Kui te võtate näiteks mingi vanemad majad, ma ei tea, 50 aasta vanused on ju, siis noh, juba need ehitusmaterjalid ja kõik muud asjad, et meil maja ei olnud nagu kinnine karp. Ehk siis jällegi aknad lasid natuke õhku läbi, uksed lasid natuke õhku läbi. Noh, toimus niisugune nagu loomulik õhuvahetus. Mida rohkem aeg edasi, seda rohkem need majad pannakse nii-öelda hermeetiliselt kinni ja see õhk, mis teil seal tubades on, tal ei ole nagu võimalust loomuliku teel kuhugi liikuda. Et siin tuleb mängu need, et avate tuulutamiseks aknad, et tekitada kunstlikku liikumist. Aga jällegi peate aru saama, et kui näiteks väljas on talv ja te teete aknad lahti, see tähendab, et koos selle tuulutusega te kaotate ka selle soojuse. Ja noh, tavaliselt see on nagu suurem probleem. Ja kui te vaatate nagu sihukest ilusat suurt pilti, siis põhitee on selles, et me peame tekitama oma eluruumides mingisuguse õhuliikumise või õhuvahetuse. Ehk siis seal normides on enam-vähem öeldud, palju peaks olema. Meil nii-öelda automaatika mõttes pigem ei ole tähtis, sest agregaadid on tavaliselt nii-öelda valmis toodang ja need pannakse siis nii-öelda kuupmeetri järgi paika. Aga siin te näete sihukest olukorda, kus osades tubades on väljatõmme ja siis antud juhul vannitoad, köögid ja WC-d ja siis teistes ruumides on sissepuhe. Kui on vähe sihuke kallim süsteem, siis tehakse nii, et ühe toa piirides on ka sissepuhe ja väljatõmme olemas ja siis tekiks ringlus. Kui nagu ei ole piisavalt nii-öelda raha, siis tehakse nii, et ühes toas on sissepuhe, teises on väljatõmme ja siis need vahepealsed uksed, nad ei ole nagu hermeetiliselt kinni pandavad. Ja siis kas alt on tuulutusava või tuulutusrest on ja siis tekib sihuke ringlus. Mõnikord ka tehakse nii, et pannakse ventsüsteem selliselt paika, et ta tõmbab ainult nii-öelda välja. Ehk siis teil on ainult ruumis olemas väljatõmme ja siis värske õhk tuleb läbi akna freshide või freshi avada näiteks või mingisugune muu süsteemi. Aga ideaalne variant, et siis toa piirides oleks nii sissepuhe kui väljatõmme. Nii, siin on ka sihuke pluss-miinus ilus pilt. Et siin kindlasti, mida võiks tähele panna see, et need venttorud omavad ikkagi läbimõõdu. Nad ei ole siuksed väiksed, et antud juhul siin on öeldud siis 100 ehk siis 10 sentimeetrit läbimõõt, 125. Et hea uudis on see, et praegu on piisavalt palju neid simulatsiooni või programme, mis ise määravad selle nii-öelda läbimõõdu. Siia on siis soojusvaheti 2 antud juhul, siin on soojusvaheti 1 ja nagu näete, nad on ühendatud erineva nii-öelda põhimõttega. Ehk siis siit noh, tuba 3 antud juhul ma ütlen. Ehk siis on see punasega on nagu väljatõmme, ehk siis õhk läheb sisse ja siis läheb kuhugi õue. See, mis on sinisega, on siis värske õhk peale. Tavaliselt, kui on sihuke
vähe uuem ehitus, siis kohe varakult planeeritakse kõik need venttorud varakult projekti, et nad ei oleksid nagu võõrkehana. Sest kui te vaatate näiteks isegi koolimajas, siis te näete, et see venttoru vanemates ruumides, ta on nagu võõrkeha seal . Ta on lae all, mingi vähe suurem toru, kohe näha, et ta ei olnud sinna algselt projekteeritud, vaid projekteeriti hilisema tööde käigus. Kui on vähe uuem maja, siis kõik torud on korrektselt ära peidetud, kas ripplagede taga või šahtides või eraldi karbikutes, et oleks kõik ilus ja korrektne. Nii. Suvaline pilt agregaadist, ehk siis sõltuvalt kui suur see maja on, siis on nad kas suuremad või väiksemad, aga pluss-miinus sellised. On olemas ka täitsa suured, mis on siuksed nagu, ma ei tea, kaubiku suurused, ehk siis suhteliselt suured, aga need tavaliselt pannakse tööstushoonetesse kuhugi või tsehkidesse. Kui me võtame näiteks mingisuguse vähe uuema kortermaja, siis seal on tavaliselt tehtud nii, et igal korteril on oma väike agregaat juurde pandud. Et ei ole nagu siuksed keskventilatsioonisüsteemi. Just sellel eesmärgil, et see korteri elanik, kes seal korteris elab, ta suudaks oma siis nagu elamise piirides määrata seda õhuvahetuse kiirust ja intensiivsust. Sest ma ei tea, äkki olete kuulnud või niimoodi, et kui näiteks 2 korteri peale on ehitatud mingi üks ventsüsteem ja üks naaber tahab õhuvahetus ja teine ei taha ja siis tekib jälle see konflikt. Just sellepärast uuemates majades tehakse igale korterile oma agregaat ja siis ühendatakse ühtse püstikuga. Nii. Siin on pilt. Pilt ei ole kõige parem, aga meie mõttes on täiesti adekvaatne. Ja siis, kui me siit alt vaatame, õhk tuleb sisse väliskeskkonnast, siis on mootoriga klapp, mis keerab selle toru kinni või lahti. Ehk siis, kui süsteem töötab, siis klapp on lahti ja kui süsteem ei tööta, klapp on kinni, et õhk ei liiguks. Siis järgmisena on siin filter. Tavaliselt see filter pannakse enne tarbimist ehk siis kohe siia ette. Peamine eesmärk on see, et kõik see tolm, mis sealt õuest tuleb, et ta ei ladestuks siia soojusvaheti peale ega ventilaatori peale ega küttekehade peale. Et põhimõte on sama nagu radiaatoritel. Et kui see tolm ladestub sinna küttekeha peale, siis temast saab nagu isolatsioonikiht. Ja küttesüsteem peab näiteks rohkem töötama, et tõsta seda temperatuuri. Nii, siin toimub see loomulik soojusvahetus. Ehk siis see tähendab, et väljuva õhust osa soojust antakse sisse tuleva õhu kütmiseks. Ja selleks, et see protsess toimuks kiiremini, on siin ventilaator, ehk siis mis kiirendab seda protsessi. Kui seda ventilaatorit siin ei oleks, siis protsess ka toimuks, aga see kasutegur oleks palju väiksem. Nii, siis on meil sissepuhe ventilaator. Läheb, siis on siin see küttesüsteem. Küttesüsteemist me juba teame, et kui on vaja kütta, siis kolmene klapp on avatud ühes asendis. Siin on nagu radiaator. See soojeneb ja õhk läbib selle radiaatori ribisi ja siis läheb tuppa ja siis juba vähe soojemalt. Ja kui ei ole vaja kütta, siis kolmene klapp muudab oma asendit ja siis tekib siuke väike ring ja siis hoitakse soojust. Et kogu see küttesüsteem sõltub väga palju sellest temperatuuriandurist T10, mida külmem õhk, seda rohkem küttesüsteem peab kütma seda õhku, et saavutada see normaalne väärtus. Tavaliselt loetakse see +21 siukseks normaalseks temperatuuriks, aga kui on vähe kallim ventsüsteem, siis me saame teatud piirides muuta seda temperatuuri. Siis õhk läheb tubadesse, käib kõik oma toad läbi ja tuleb tagasi.
ta uuesti filtreeritakse just sellel eesmärgil, et noh, inimesed on mustad olendid, nad hingavad, tekitavad mustuse, et see mustus ei lõhuks soojusvaheteid ega ventilaatorid. Filtreeritakse, toimub soojusvahetus ja väljatõmbeventilaator viskab selle õhu välja. Kindlasti, mida võiks meelde jätta, et sissepuhe ja väljatõmbeventilaatorid töötavad koos, ehk siis paarides. Ja nad peaksid töötama ühel kiirusel, et me ei saa nagu väljatõmmet teha kiiremaks kui sissepuhet. Ehk siis süsteemis peab säilima see tasakaal. Nii, otas ma ootan. Et põhimõtteliselt selline süsteem, kõik kõige tähtsamad jupid on kõik olemas. Ehk siis see kõige lihtsam nii-öelda soojusvaheti või ventiagregaat, mis on teil nii-öelda korteris, ehk siis lihtsalt tavalise kütmisega. Nii, mõnikord on ka sellised, et kui me vaatame nii-öelda juppide kaupa, siis jällegi siit alt tuleb õhk sisse, filter, mootoriga klapp, soojusvaheti, elektriküte antud juhul, sest me siit ei näe torusid. Ehk siis tavalise elektriline kaloriifer, kes toimub elektrikütmine, sissepuheventilaator, mootoriga klapp, käib toad läbib soojusvahetit ja väljatõmbeventilaator viskab õhu välja. Tekib ringlus. Siin lisaks on pandud see, et siin on veel see nii-öelda venditoru osa, mis ei läbi soojusvahetit. Et tavaliselt niisugust süsteemi kasutatakse büroohoonetes, eriti nendes büroohoonetes, kus ei ole võimalik aknaid avada. Vähe uuemates nii-öelda. Ehk siis, mis toimub see, et väljast õhk tuleb sisse, ta on piisavalt külm ja siis ta ei läbi seda soojusvahetit, vaid läheb ümber selle. Ehk siis ei toimu eelsoojendamist. Ehk siis selle sama värske õhk, sama temperatuuriga, mis ta õues on, läbib süsteemi, toimub nii-öelda tuulutus büroohoones või tubades ja siis läheb välja õue. See on tehtud just sellel eesmärgil, et saaks tuulutada. Ja nagu näete, need klapid, nad on ühendatud põhimõtteliselt kokku. See tähendab seda, et samal ajal töötab ainult üks. Ehk siis üks töötab, teine ei tööta. Ehk siis ei tekiks niisugust olukorda, et õhk saaks liikuda mööda mõlemad kanalid korraga. Kas läheb ümber soojusvaheti või läbi soojusvaheti. Mis siin veel on? Siin ega rohkem ei olegi. Jällegi filtrite peal on need rõhuandurid, mis on ühendatud häirega, mis näitavad, kas filter on ummistunud või mitte. Need mootoriga klapid nii-öelda juhitakse, kas sees või väljas. Temperatuur mõõdetakse, ventilaatorid, nii sissepuhe kui väljatõmme. Tal on juhtimine, mis ütleb, kas teha tööd või mitte. Olek, häire ja reguleerimine. Ehk siis reguleerimine on selleks, et saaks muuta ventilaatorite kiirust, et ei ole alati põhjus, et ventilaatorid töötaksid 100%-ga. Tavaliselt seda ei olegi vaja. Nii, elektriküte, siin nagu midagi rasket ei ole, jälle juhtimolek häire, ja siis nagu näete, süsteemides on eesmärgiks ka see, et kui me midagi teeme, et süsteem, ehk siis kontroller saaks aru, kas see tegevus, mis me tegime, kas ta nagu ikka töötab, ehk siis tavaliselt olekut kasutatakse selleks, et saada aru, kas süsteem rakendus või mitte, ehk siis tekib see tagasiside signaal. Ja häire on siis tavaline ohutustehnika. Nii. Läks keeruliseks, on ju. Aga kui te vaatate nagu seda suurpilti või kaugelt nii-öelda, siis midagi raskemaks ei ole muutunud. Jällegi õhk tuleb sisse, on mootoriga klapp, mis juhitakse kinni lahti. Siis on filter, kus mõõdetakse, kas ta on ummistunud või mitte. Siis on soojusvaheti, kus peal on siis ventilaator, kus juhitakse kiirus nii-öelda. Siis on kütmiselement, mis soojendab õhku. Jällegi
töötab selliselt, et kui on vaja, on suur ring ja kui ei ole vaja, siis on väike ring. Siis on võimalus ka jahutada, sissepuha ventilaator, õhk läheb sisse, käib oma tiirud läbi ja läheb läbi filtri, läbi soojusvaheti tagasi õue. Kindlasti, mida peaks jälgima see, et küte ja jahutus ei tohiks koos töötada. Et see on nagu tähtis. Ja nii lihtne ta ongi. Siin lisaks on B. Tuleb PE10, kas need rõhuandurid? Jah, rõhuandurid. Ja see PDE19 on? Kohe ma leian. Vasakul seal. See, mis on see või? Jah, ehk siis diferentsiaalne rõhuandur. Ehk siis ta mõõdab enne peale seda ventilaatorit rõhku. Ehk siis kas on erinevus. Ja ta on ühendatud mõõtmisesse, ehk siis annab süsteemile tagasiside, et kas ventilaator töötab või ei tööta. Et kui nagu üldiselt vaadata, ühed andurid on siis nii-öelda töö jaoks, teised andurid on siis nagu ohutuse jaoks ja kolmandad on siis nii-öelda süsteemile tagasiside andmiseks. Ja need, mis olid P10 ja P19, need on tehtud selliselt, et nad mõõdavad rõhkude vahet. Ehk siis see tähendab seda, kui me nüüd oleme tagasi selle DC juurde, siis arvatavasti kabinettides seisavad DC-d ja kui on vaja õhuvahetust, siis ventilatsiooniklapid avatakse ja kui ventilatsiooniklapid avatakse, siis toimub rõhkude vahe, sest kui kõik tubades olevad ventilatsiooniklapid on suletud, siis nii-öelda ventilatsioonitoru pikkus on 1 ja siis selleks, et õhk jõuaks siia lõppu välja, on vaja vähem pingutust. Ja kui kõik ventilatsiooniklapid on avatud, see tähendab summaarne õhu liikumise trajektoor on pikem ja rõhkude vahe on ka erinev. Ja ventilaator peab töötama rohkem lihtsalt, et taastada see nii-öelda rõhkude vahe. Küsimus PDI02, see on filtri ees, ma saan aru, või filtri oleku kontrollime. See, mis siin keskel või? Jah, see on filter ja andur, mis mõõdab filtri ummistamist. Et kui ühel pool rõhk on väga palju erinev, siis on filter umbes. Jah, et kui on kõik okei, õhk läheb nii-öelda täitsa läbi, et pole probleemi. Kui siin tekib nii-öelda takistus, ehk siis filter on ummistunud, siis siin nii-öelda vasakul pool on suurem rõhk, sest ventilaator siit kohe samast tõmbub kui siin pool. Ja süsteem vaatab lihtsalt erinevusi. Kui on väga suur erinevus, süsteem saab kohe aru, et filter on ummistunud ja see on nagu suhteliselt reaalne oht, sest kõik see hingamise protsess, inimese tegevus, kõik see ju genereerib nii-öelda tolmu. Ja see tolm tavaliselt läheb sinna ventsüsteemi ja kuskil ta peab nii-öelda ära filtreeruma. Tavaliselt kord aastas käiakse kontrollimas neid filtreid, et puhastamas. Kui süsteem on suhteliselt vana, siis toimub ka selle ventilatsiooni puhastamine. See on omaette tsirkust, et siis põhimõtteliselt venttorud seestpoolt puhastatakse tolmust. See on ka siuke suurem tegevus. Filtri olemasolud on nii-öelda kontrollida, kui te ei oska, et kui filtri täitsa ära võtta, siis ta ei saa aru midagi. Nojah, kui filter see vahel ära võtta, siis andur ei näe erinevust ja arvab, et kõik on okei. Et nagu kontrolleri mõttes, et ta näeb ainult erinevust ja kui seda erinevust ei ole, siis kontrolleri vaates on kõik hästi. Aga sellega kaasneb see teine mure, et kui me võtame siis filtri ära, siis see õhk ei filtreerita ära, ehk siis kõik see tolm hakkab ladestuma siia soojusvaheti peale. Ehk siis kõik need seespoolt läheb nii-öelda mustaks. Pluss on võimalus ka see, et see ventilaator läheb mustaks lihtsalt. Ja võib juhtuda see, et ta läheb nii palju mustaks, et tekib liigne takistus. Ventilaator võib katki minna. See soojusvahetil on ka mingi rõhuvahe mõõtja olemas.
0,3. noh, jah, 0,3. tal on põhimõtteliselt sama eesmärgil, et kui tekib seal sees mingisugune takistus, et kui on kõik okei, õhk läheb läbi ja kui tekib mingi takistus, siis süsteem saab aru, et õhk ei käi vabalt läbi, see tähendab, et on mingi takistus, on mingi probleem, tuleb see ära parandada. Sest kui on väga suur takistus, siis ventilaator peab töötama nagu rohkem, et liigutada seda õhku. Ja kergem on seda filtrit vahetada või kergem on varakult saada aru, et mingi probleem on, et ei pea ära ootama, kuni süsteem nagu kuumeb üle, läheb katki. Põhimõtteliselt on topeltkaitse siis, et kui filtrit ära võtta, siis ta ikka saab aru, et midagi on valesti, kuna see soojusvahet ise läheb juba umbe. Enne kui vent sellest nii-öelda kahju saab ideeliselt. noh, selles mõttes põhiidee on selles, et need andurid, nad ei maksa nii palju, kui see kogu agregaat. Et agregaadi kogu hinnast need andurid on nagu väike summa ainult. Ja võib neid nii-öelda topelt panna. Et kui vaatate, siin on ventilaatorite peal nii-öelda ohutus, soojusvaheti peal, filtri peal ohutus. Kui te vaatate nende torude peal, siin on ka nii-öelda rõhuandurid, mis on nii-öelda peamiselt nii-öelda ohutuse eesmärgil. Siin on see andur, mis on DC, ehk siis see andur, mis on jäätumiskaitse. See on nüüd see D04.2 ehk siis see on ka kaitse. Ehk see on selleks, et kui õues on väga külm, noh, -30 näiteks, see külm õhk tuleb siia peale ja siia võib tekkida nagu kondents. Ja kui see küttesüsteem enam ei tööta, siis see kondents võib selle välisõhu külma õhuga nii-öelda ära jäetud ja tekkida jää ja siis midagi katki minna. Ja siis jällegi ohutus. Mis see SC tähendas? Sagedusmuundur. Ehk siis siin selles, mis ta on soojusvahetis, näete, siin on mootor. See mootor kiirendab seda soojusprotsessi, ehk siis kiirendab soojusvahetust ja tal on pandud siis nii-öelda sagedusmuundur, mis kas kiirendab või aeglustab selle protsessi. Just kasuteguri tõstmiseks. Nii, otas ma vaatan, kas meil rohkem ei olegi. Ehk siis need ventsüsteemid, nagu kui kaugelt vaadates, nad kõik kasutavad ühte sama põhimõtet. Õhk tuleb sisse, filtreeritakse, tavaliselt on soojusvaheti, pluss veel on kas küte, jahutus või ainult küte. Vähe kallimatel on ka niisutus ja kuivatus, aga noh, see peab olema tõesti erivajadus, et panna sinna ka õhu kuivatussüsteemi. Et selline erivajadus on tavaliselt kuskil haiglates või mingi kuskil sellistes töökeskkondades, kus niiskus oma tähtsust. Õhk läheb sisse, käib oma kõik tiirud välja ja läheb välja. Ja tavaliselt nii-öelda, kuidas inimene kontrollib, palju ta õhku saab oma tubades, seal tuleb mängu juba see DC. Kui seda DC-d ei ole majas üldse, siis ventilatsioon lihtsalt töötab. Mõnikord programmeeritakse, kui on mingi büroohoone, kus on teada, et päeval on rohkem inimesi kui öösel, siis programmeeritakse lihtsalt, et päeval töötaks rohkem ja öösel töötaks vähem. Aga noh, DC aitab meil paremini reguleerida siis nii-öelda tubade kaupa.